olevat väga palju, seda nõukogude vastast elementi olevat väga palju, et ei jätku. Tuleb turiste valvata, Eesti Vabariigi endiseid poliitilisi juhte, kes Eestimaal elavad, valvata, mitte juhte, vaid kes olid tegevad Eesti Vabariigi juhtimises. Ja nii edasi, nendel ühesõnaga jätkuvat jõudu. See abi lubati ja 74. aasta jooksul toodi siis Lätist, Leedust, Leningradist, isegi Moskvast oli üks grupp, toodi täiendavaid üksuseid ja 1974. aasta detsembris anti meile löök. Varahommikul otsiti 10 korteris nii Tallinnas kui ka väljaspool Tallinnat läbi. Veel 10 toimetati lähemate tundide jooksul ülekuulamisele. Selleks oli juba vastav uurijate brigaad ette valmistatud. Üle 20 uurija, ainult uurija. Vähemalt Tallinnas ma tean, et üle 20 uurija. Oli ka Tartus, Viljandis, nii edasi. Konfiskeeriti väga suurel arvul fototehnikat, paljundamistehnikat. Saadi kätte väga palju igasugust kirjandust, millel oli otsene riigivastane suund ja sisu. Ja 4 inimest vahistati. Mul õnnestus tookord põgeneda Tallinnast sõbrade kaasabil. Varjasin ennast mõne päeva ühes metsa talus Võrtsjärve lähedal, Viljandist veel edasi sõita. Siis tegin ühe väikese ringreisu, samuti täitsa konspireeritult muidugi. Ja külastasin mõningaid meie väikseid keskusi selleks, et juhul, kui kõiki nõndanimetatud saladuse kandjaid oleks arreteeritud, et siis meie liikumise pidevus ei katkeks, vaid sellel või teisel kujul eksisteeriks ja tegutseks edasi. See mul ka õnnestus osaliselt. Õnnestus samuti saata üks kiri läände teadaandega kõigis sellest, mis toimub. Ja see kiri on siin avaldatud 23. detsembriga dateeritud. Pärast seda, kui need asjad olid enam-vähem korras, nii palju kui ma sain seda muidugi korraldada, ilmusin ma oma korterisse. Samal päeval, sama päeva õhtul piirati maja ümber Lembitu tänaval. Tallinlased teavad, kes on olnud. Tuli sisse või tormas sisse 8 julgeoleku tegelast, nägu hirmul. Pärast ma sain teada, et kardeti, et mul on relv, et ma hakkan tulistama. Loomulikult, et ma oma korterit, ja kus on mu abikaasa ja mu poeg, korterit ma ei tahtnud muuta mingisuguseks tulevahetuse kohaks. Juba öösel olin ma toimetatud Pagari tänavale. Varsti esitati mulle ka arreteerimise käsk, mitte korteris, vaid juba seal oli see suur ametlik paber ja vahistamiskäsk minu kohta oli antud 2 kuud varem, ma mäletan seda asja. Pärast seda Tallinna patareis
ja KGB peakorteris algasid ülekuulamised. Kontakt mul minu aatekaaslastega, vahistatud aatekaaslastega puudus. Tõsi küll, meid ei pekstud, aga ülekuulamine oli väga pingeline. Ja märtsis, 8. märtsil, Kalju Mätikut ja mind saadeti siis Tallinna keskvanglast, Patareist Moskvasse, KGB peavanglasse, mis asub Lefortovas. Eesmärgiga siis saata meid Serbski nimelisse psühhiaatrilisse instituuti. Nimelt arvasid uurijad, et kuna meie koos Kaljuga ei soovi nendega rääkida, et siis ei olegi me enam normaalsed inimesed. Ja oli selge, et võimudel on kavatsuses meid hullumeelseteks kuulutada ja igavesti ka sellest ravida haigevoodil. Peab ütlema, et minu suhtes oli nendel seda natukene kergem teha, sest minuga oli seotud üks väike episood 5 aastat tagasi enne arreteerimist. Nimelt me olime sidemes selle Balti laevastiku ohvitseridega, kes olid liberaalselt häälestatud ja kavandasid relvastatud riigipööret, avaldasid ka oma programmi, nõndanimetatud Aleksejevi kiri Nõukogude Liidu kodanikele, kus kutsuvad rahvast üles relvastatud võitluseks, nagu seda olid teinud siis sotsiaalrevolutsionäärid kunagi selle sajandi esimestel aastakümnetel. Ja kuna nad aktsepteerisid rahvast enesemääramise õigust, siis oli meil nendega ka kontakt. Aga on selge, et sõjaväe oludes, laevastiku oludes on säärast poliitilist tööd väga raske teha. Varsti leidus üks esimese järgu kapten, kes neid reetis. Neid pandi vaatlemise alla ja varsti oli ka grupp laevastiku ohvitsere arreteeritud eesotsas vanemleitnant Gavriloviga. Ja seoses sellega, et üks nendest andis tunnistusi, et vaat soldaatoriga oli mul kontakt ja kohtumine ühes Tallinna salakorteris, siis hakati mind pinnima, see oli kõik 69. aastal, pinnima esiteks seal Pagari tänaval ja siis sõjaväe KGB-s, mis asub, vanemad inimesed teavad, endises Kaitseliidu majas, kui Toompealt alla sõita, seal on see sõjaväe KGB. Ja pärast seda siis tuldi ükskord mulle järele, ma arvasin, et juba arreteeritakse pärast neid ülekuulamisi, aga viidi äkitselt vabariiklikusse psühhoneuroloogia haiglasse, mis oli tuntud Tallinnas Seevaldi nime all, toodi ühesse korpusesse, mis oli sõjaväele nagu eraldatud ja seal siis terve rida sõjaarste küsitles mind ja nagu ma juba aastaid hiljem teada sain, kirjutas minu kohta, et Soldatov avaldab raevukaid poliitilisi väljendeid, kasutab mingist raevukaid poliitilisi ja usulisi, nagu seal on kirjutatud, väljendeid, millel puudub kindel loogiline side, ja selle alusel siis tunnustatakse mind juba nii ebanormaalselt. Ja mul oli hullupaberid nagu olemas ja terve rida aastaid siis jäeti mind nagu rahule. Mitte aastaid, terve rida, ütleme, mõni kuu võib-olla jäeti rahule ja siis hakkas see jälgimine väga
Nii et oli täiesti selge, et nüüd 75. aastal on selge, et jään ka jäädavaks või vähemalt ütleme mitmeks ja mitmeks aastaks üks Vene õiguskaitselane kindral Grigorenko oli 8 aastat näiteks haigevoodil. Noh, ma võisin loota, et 10 või rohkem, sest minu elamine Eestis ei olnud nagu soovitav võimude silmis. Pärast igasuguseid alandavaid protseduure ja mõningaid süste, mis sisse viidi, olid siiski need kurikuulsad psühhiaatria võimud sunnitud nii Kaljumätikut kui ka mind tunnistama normaalseteks ja meid toimetati uuesti Patareisse ja pärast mõningaid formaalsusi siis meid ka 1975. aasta sügisel, oktoobri lõpus toodi ülemkohtu ette. Noh, see nõndanimetatud Eesti NSV ülemkohus on säärane kohtuviim, mille poolt langetatud otsuseid edasi kaevata ei saa, nad on lõplikult ja lavastatud kohtukomöödia tulemusena saime me siis neljakesi omad karistusajad kätte. Üks mees aga vabastati kohtusaalist, kuna ta võttis pattu kahetseja poosi. See oli siis aluseks tema vabastamiseks, kuigi talle määrati tinglik kohtulik karistus. Peab ütlema, et võim oli väga enesekindel. Ta arvas, et pärast seda, kui nüüd 5 inimesega on arveid õiendatud, siis raugeb igasugune tegevus, igasugune vastupanu Eesti territooriumil. Samuti lootsid võimud, et saavad meilt, pigistavad lihtsalt meilt välja igasuguseid armuandmise palveid, kahetsusavaldusi ja nii edasi. Ja peab ütlema, et nad viisid konkreetselt minu osas väga kuratliku plaani. Nimelt 1976. aasta august ja nii palju siis oli poissi siiski mõjutatud. Peab ütlema, et nimetatud Eesti NSV raadio ja televisioon ei armasta näidata Eesti rahvale, kuidas toimuvad igasugused protsessid ja kohtud ja milline on siis vanglaelu ja nii edasi. Teema on teatud määral keelu all. Seda kohtuprotsessi aga, kus oli mu poeg, seda siis valgustati küll raadio, küll televisiooni poolt ja seda ainult ühe eesmärgi, et näidata Eesti rahvale, vaadake, milline kuritegelik perekond, ei ole seal poliitikat ega midagi, ega mingisugust püüdlusi taga, vaid lihtsalt harilik kriminaal. Samal ajal toodi mind Potma orjalaagrist Mordva ANSV KGB peakorterisse, mis asub ühesõnaga selle peakorteri juures asuvasse vanglasse ja alustati kauplemist. Et vot, kirjutage üks avaldus, et te loobute riigivastasest tegevusest, kahetsete oma tegusid ja loobute ka tulevikus igasugustest sammudest Nõukogude võimu vastu. Selle eest pidin ma saama otsekohe vabaduse, mu poeg aga
poolest karistusajast. Mu laagrikaaslased naljatasid, et vat, kui rikas mees sa oled või sulle pakuti korraga 1,5 vabadust perekonnal. Pool vabadust siis pojale. Mis puutub, loomulik oli, et plaan oli väga kuratlikult ette valmistatud, ta puudutab vanemate tundeid. Ma sain varsti ka kohtamise oma abikaasaga. Nähtavasti arvati, et ka abikaas siis mõjutab mind selles plaanis, et võtta ikkagi vastu ja las poiss saagu siis vabaks. Nii, aga kõik need kuratlikud plaanid varem või hiljem põruvad läbi. Juhtus ka siin täpselt samuti. Seda, kuidas oli mu poega terroriseeritud, terve see informatsioon läks läände. Lääne ajakirjandus avaldas seda ja mu abikaasad siis kutsuti ülekuulamisele Tallinna prokuratuuri, kus öeldi, et kui me teeme kindlaks, et teie olete selle materjali, mis laimab nõukogude organeid ja kohtumõistmiskorda, siis arreteerime me teid. Ja kui ma teada sain, siis ma kirjutasin prokurörile, kui ma teadsin, et niimoodi oli ähvardatud, ma kirjutasin ühe kindralprokurörile Rudenkole ühe niisuguse avalduse, kus kirjutasin väga tore, et kui arreteerite, minu ja poja olete arreteerinud, tahate arreteerida mu naist, siis tahan ma teile öelda, et on olemas veel minu isa ja ema üle 80 aasta, pange need ka vangi, siis on täielik pilt olemas, mida tervele maailmale, mida kujutab endast nõnda nimetatud nõukogude võim, kes ennast nii humaanseks alati värvib ja kujutab. Peab ütlema, et ka teine arvestus ja teine lootus, mis oli sellel koloniaalvõimul, mis peremeesteb Eestis, oli see, et vastupanu raugeb. Seda ei toimunud ja juba 1977. aastal, kui me kõik istusime, moodustati ühendatud Eesti, Läti ja Leedu rahvuskomitee. 79. aastal anti välja 45 Balti rahva esindaja märgukiri, memorandum, umbes samal kujul, nagu olime meie välja andnud. Sinna all oli 45 avalikku allkirja ja seal olid all ka eestlaste allkirjad. Võib ka edasi tuua väga palju näiteid, et juba möödunud aastal, 1980. aastal arreteeriti 2 väga aktiivset ja suurepärast vabadusvõitlejat nagu Mart Niklus ja Jüri Kukk. Jüri Kukk oli andnud sellel aasta kevadel oma elu isegi selle vabadusliikumise aadete nimel. Mart Niklus sai aga karistuse, mis kõiki nii imestama pani, sest 15 aastat anda inimesele, kelle tervis on väga halb, on tõeline metsikus, aga seda tõesti tehti ainult ühel eesmärgil, et ära hirmutada kõike, kes Eestis tegutsevad vabadusliikumisel. Ma võiks nimetada ka neid nimesid, keda te olete kindlasti kuulnud.
Veljo Kalepi, Tiit Madissoni ja Viktor Niitso nimesid, kellega samuti, kes arreteeriti möödunud aasta sügisel ja kellega õiendati arveid siis selle aasta kevadel, kes ka samuti viibivad käesoleval momendil Nõukogude orjalaagrites. Tahaks mainida ka seda, et ka kiriku elus on meil möödunud aastal märtreid. Nende hulgas Vello Salum, kes oli 1980. aasta, möödunud aasta sügisel arreteeritud, toodud Pallasse hotelli, seal oli teda piinatud, siis toimetatud Seevaldi haiglasse, sealt siis edasi Jämejala haiglasse Viljandi lähedal ja seal teda hoitakse nähtavasti siiamaani, sest mingisuguseid kindlaid andmeid teda oleks välja lastud meil ei ole. Ja kõike seda tehti temaga ainult sellepärast, et ta kirjutas ühe suurepärase teose Kirik ja rahvas, kus ütles, et ajastul, kus ta kirjutas, et ajastul, kus rahval puudub igasugune võimalus organiseerida mingisugune partei, on kirik tõeline rahvuspartei ja tõeline ja ainus rahvuspartei ja kirik peab ka selles suunas tegutsema. Seda muidugi loomulikult võimud ei suutnud taluda ja rakendati need karistusabinõud, mida nad harilikult kasutavad. Ütlen ka edasi, et enda suhtes mõned sõnad. Selle aasta alguses karistusaja lõppedes lasti mind välja. Paar kuud ennem toodi mind patareisse, käed raudades, reaktiivlennukis Kotkmast Tallinnasse, paigutati ühesse kambrisse, mis oli isoleeritud teistest. Kutsuti terve mitmel korral välja ja seda ainult ühel eesmärgil, et mõjutada mind väljasõiduks välismaale. Peab ütlema, et minu vastus oli alati ei, sest minu plaan oli väga lihtne. Ma kavatsesin mõned kuud hinge tõmmata ja natukene ümber vaadata ja siis oleks teatud vormides muidugi jätkanud seda, millele juba nii palju aega ja jõudusid on antud. Peab ütlema, et esialgu nagu räägiti viisakalt, siis hakati pressima, siis hakati ähvardama, viidati sellele, et nendel on õigus mind niisama nagu kunagi Solženitsünit ja hiljem ühte õiguskaitselast Borissovit, Vladimir Borissovit Leningradist. Nendel on õigus meid koos abikaasaga viia tappikorras lennukisse ja lihtsalt välja saata. Nendel säärane õigus olevat ja nad seda ka kasutavad. Jutt oli ka sellest, et ümber kasvatatud ma ei ole, et vältimatu on laager, nagu oli, ja et seda me juba näitasime, mis me teeme säärastega, nagu teie oli Mart Niklus, 15 aastat, see oleks kõige vähem. Ja siis kutsusime kokku omad sõbrad, et mis siis teha, kas laseme need asjadel nii minna nagu on, või istume siis Raekoja platsil maha ja kuulutame ühe Itaalia streigi, et protestime selle, ütleme, väljakirjutamise ürituse vastu.
arvati, et mingu nii nagu läheb. Abikaasa oli mul ka selle poolt. Ja 12. mail kutsuti meid välja. Öeldi meile, et Ülemnõukogu presiidiumi otsusega on meil ära võetud kodakondsus. Võeti ära NSV-l passid. Mina sain oma passi just siis, kui vanglast välja tulin selle aasta jaanuaris. Ja 6 päeva jooksul olime kohustatud ületama Nõukogude Liidu piiri. Ja selles reaktiivlennukis peab ütlema, et tavalises korras näiteks Neeme Järve ja Arvo Pärt sõitsid kasutades raudteed ja läbi Bresti. Meid saadeti läbi Moskva reaktiivlennukiga. 4 erariides meest oli meie ümber. Ja kui lennuk Viini lennujaamas maandus, siis vaatasid need 4 erariides meest külmalt pealt, kui meid siis Austria piirivalve oma hoole alla võttis. Nädal aega olime siit laagrist Švehatis ja siis Stockholmi rahva abiga, konkreetselt härra Kippari abiga, saime sellest laagrist välja. Meid võttis vastu Arvo Pärt oma perekonnaga. Nädal aega elasime nende juures. Ja siis ilmusime Saksa Liidu Vabariigi piirile ja andsime ennast üle Saksa piirivalve politseile. Meid toodi Münchenisse pärast seda, kontrolliti igatemoodi ja me arvasime, et seda poliitilist asüüli tuleb meid oodata aasta. Saksa võimud aga tegid seda 2 kuu jooksul ja 3 kuu möödudes saime ka vastavad paberid kätte. Ja niisiis on praegu võimalus reisida ja kohtuda sõpradega kaasmaalastega. Ma tahaks oma lõppsõnaks öelda alljärgmist. Kõigepealt nende nimel, kes praegu istuvad, kannatavad, tegutsevad, toovad ohvrid, tahaks igatemoodi paluda teid ja teie kaudu teisi, et see toetus ja abi, väga tänuväärt toetus ja abi, mis on juba olnud, et seda üllast tööd ka jätkataks, et osutataks Eestis tegutsevatele võitlejatele ja selle võitluse ohvritele informatsioonilist, moraalset, ainelist ja poliitilist abi. Informatsioonilist abi, see tähendab avaldada igasugust kirjutisi ajakirjanduses nende käekäigu kohta. Tõsta üles Eesti küsimust pidevalt, nii palju kui see võimalik on. Huvi Eesti küsimuse vastu on tõusnud väga tugevalt, seda kogenema Saksamaal, Saksa ajakirjanduse poolt. Saata kirju perekondadele, võib-olla ka laagritesse, et sellega moraalset toetust avaldada. Saata pakke, see on aineline toetus. Ja poliitilist toetust. Ma mõtlen, et pöörduda igasuguste suurte võimude poole siin läänemaailmas, et Eesti küsimust endiselt hoida maailma üldsuse tähelepanu keskpunktis ja samuti oleks palve ka puhtpoliitilist
ütleme, ideoloogilist laadi, et seda meie seisukohta, mida me avaldasime oma ÜRO memorandumites ja teistes dokumentides, palume sellele ka edaspidist toetust ja tahaksin ka seda, et jääks kõlama see mõte, et olukord Eestis on väga tugevalt muutunud ja tulevikus muutub veel rohkem. Ja ma täiesti kindlasti usun sellesse, et Eesti riik saab iseseisvaks ja Eesti rahvas vabaks ja olen täiesti veendunud, et see aeg ei ole mägede taga. Tänan tähelepanu. Kui te lubate küsimustega esitamiseks natukene väike vaheaeg, sellepärast et raadioringhääling on tulnud siia tahab. Suvest alates on film sees ja ma pole ikka läbi võtnud. Väga halb fotograafia, palju, no ja võib-olla see film peab vastu minu jumal tänatud läheb väga kiiresti, mul on vähemalt 12 Ma saan peaaegu võtma. Ei, aga Pole ju kunstanud või midagi. Tal on osa masinaga. Ei, seda ruumi. ma annan sulle. Teisi kandidaate ei ole? Ei. Protokollija? No ikka. Ei, see on, see ei kuulu siia üldse. No ja, no. Päevakord on vastu võetud, siis järgmine punkt on tegevusaruanne. Propagandat ja protokolliraamatus on siis seisab viimane asi 14. detsembril mineval aastal, kui me siin koos olime ja siis juhatus jagas ametit ja pärast seda ei ole protokolliraamatud seisukohalt ka midagi juhtunud. Siis väga iseloomulik, kus ta ette pani muuhulgas, et kas mitte Jaan Kellini täitsa palju Rootsi liidu liikmed, ainult et võime ju konstateerida, et ma ei tea, mis meil on, me ikka nagu seda rootslast suurt inimeseks ei tea, mis meil tegelikult on. See on üks toredamaid organisatsioone, kes meil Kasvuris on, see Eesti välismaa. Ilma, et meie seda nüüd siia protokolli raamatusse nii hädapärast üles kirjutasime. On ju natuke teine kui meie on. Siis see ei ole kuidagi halvasti mõeldud. Nad siis sellest on ikkagi väga vähe. Kui mõtelda, et keskmise inimese palk on vähemalt 5000 krooni kuus, kuigi ta nüüd kolmkapist on nii, mis ta on, mis Rootsimaal kunagi on olnud ju esile see väike probleem. Et seal istuvad meie kolleegid ja tahavad natuke rohkem saada kui 10 000 krooni, aga koos nüüd inimestest, kes kirjandusega raha tahavad teenida, absoluutselt mitte. Rootsi liidus on täpselt samasugused kolleegid koos, kes kõigepealt tahavad siiski üles kirjutada, mis neil nagu üks või teine väike või suur mõte on tulnud. Oleme telefonikõnedega näiteks Polska mulle helistanud ja me oleme küsimuse ära lahendanud, kui on tarvis olnud. Nii et see on aastast aastasse käinud, nii nagu ka Lund teab väga hästi, kuidas seal toimub ja nii.
Kirjanike Liidu tegevus on toimunud just üksikisikute. Siis Kalju Lepik või mina, kui me üldse midagi üksikinikud mõne rea paberile saab, kipub olema rohkem ilukirjandust ja mitte koosoleku ja aastaaruande. Ilukirjandus ära keelata. Mul on siin üks paber, see kulude ja tulude aruanne, võib-olla soovitaks seda. Vähemalt midagi. Me elame jõukalt tänu sellele, et me oleme kapitalistid, meil on pangas suur summa raha, nüüd juba üle 4000 krooni on. Siis ma enam ei tee. No ja, mul oli mõte, et ma jõuan selle nii kaugele selleks ajaks, et ma esitan teile ühe statistilise ülevaate, missugused meie raamatud on olnud, kui palju on seal ilukirjandust, mis žanrid seal on ilmunud ja võib-olla isegi arvesta välja, missugust lehekülgede ulatuses see on ilmunud, et siis meie ise kõigepealt näeksime, kuuleksime seda, unustaksime kohe muidugi ära, aga jääb see teadmine, et igaüks meist on ühel või teisel määral sellega kaasa olnud. Jaa, aga saatus tahtis niimoodi, et väga palju muid asju vajus peale, aga kõige rohkem see, et Balliini trükikojas mitte ükski mees sellel sügiseperioodil haigeks ei jäänud. Kuradid olid kõik terved, nad töötasid seal nende valgustatud laudade all, millal nüüd niisugust objekti jaoks valmistatavat nii-öelda filmimise valmist niinimetatud originaali kokku pannud. Seda kodus teha ei saa, sa pead nägema, kuhu sa need levid. Nüüd see on väga palju rasket tööd, kääriga tulevad need lõigata kokku, seal on 3-4 eri sorti, ma kasutan ka vana. Ükski saatan ei jäänud haigeks, kõik olid terved. Sest siis oli mul kokkulepe, kui keegi haigeks läheb, see on üks laud vaba ja siis ma lähen sinna ja teen seal koos teiste sellidega. Ainult ühe nädala jooksul oli õnneks ühel mehel puhkus ja siis ma tegingi valmis 1,5 raamatut, üks oli Vorta värsse, mille ma tuli mulle selle järel kokku pani ja teine on, mis pole veel ilmunud, Ristikiri ja minu kirjavahetus. See mees tuli tagasi tööle, selle viimane ots jäi tegemata. Nüüd ma ootan, kui keegi haigeks jääb või kuidagi viisi. Ma tahan, aga võib-olla selle saab valmis. Seda bibliograafiat ma valmis ei saanud ja siis mõtlesin nii, et lükkame ta tuleva aasta peale, siis saab kaasa võtta ka need raamatud, mis veel 81 ilmunud. Ta on nüüd oma peaaegu täies ilmuses valmis ja funktsioneerib. Ja seal suures saalis pidasime ära Herbert Salu jubileumi. Pärast ei saanud teda tagasi ega ei kuulnud, aga mõne aja pärast ilmus tema käsikiri kuskil, ta oli ka trüknik, oli see ilmunud ära trükitud, aga selle mehe nime all, kes Salu käsikiri tasku pani ja Salu selline, aga kui noja, aga jääme selle vana nime juurde ja trükkimise või nii-öelda ja siis sellel on ju nimi kirjastamine, ega see ka ju õige nimi ei ole. See, mis kirjastus või. Seal ei ole kirjaga ju midagi tegemist. Aga see, ma arvan, et see on ju vananenud lugu, sellest tuli ikkagi Laatmani kulu ja kirjadega. Aga vaat sellepärast me andsime oma filmiaparaadi kinkisin just tütrele ja Räimehele sellepärast, et tema lapsed kasvavad, me ei viitsi niimoodi poseerida, aga lapsed kasvavad ja siis tema võtab nii öelda varjatud kaameraga, lapsed ei pane seda ise tähelegi ja siis on tohutult loomulikult filmilõikud kõik niimoodi. Aastasest peale on 11 ja igal aastal pidevalt niimoodi kõiki filme vaadatakse, kogu see areng on nagu pihu peale vaatama. Ja lapsi tasub ju, me algul muudkui igal pool, kus olime ikka maju ja maja ei ela ju mitte alles töötud filmi. Ta ei liigu. Liikuvat objekti, mingil määral muudab oma ja me alguses kokku aeg, kui kaamera oli ka kaasas, kui autoga sõitsi jälle ikka ja pärast küsisime ära, et noh. Ja käis tambed ja monteeri pärast. Ja ei saa ja liimi pole õiget ja siis lähevad katki. Kas siin on, vaat seda just peab Kenno jaoks küsima, kas siin on midagi head filmiliimi saada, mis seda ilusti koos teab? Kus mina tean, need filmilindid ilusti kokku. Meil nad igasugustega proovida ühte lugu katkeb ja katkeb. See, mis sina tavaliselt kasutad, meil peaks olema, meil üks pudel on, me võime anda selle.
setooniga nad sulatavad neid kokku ja siis ja üldse koos ei käi, pani kappeli. Hakkab näitama meile projekti, siis plärts tõmbab lahti. Kuulta, täna on laugel, me jõuame enne just sinna. Ja nostame Hasselbladi juurest ühe niisuguse tsemendi või T2. Aida põhjus küll. Pudel see jah. Küll, jumal, sest me oleme ka käime sul amatööriga, ta siis hommikusuhtmisel ka tege läinud lihtsalt oma jaa, sobivad. Me tegime selle, ma vist teile rääkisin, et meil oli oma film sees, me kerisime nüüd oma filmi välja, sest siin ei ilmustata meie filmi, me käisime Oja juures. Ta pole meie oma ka, ta mida näks oma oma. Oja ütles seda rämpsu ilmutab ainult Prantsusmaa. Et ta ei saa ja siis me ostsime temalt uue ja siis ta ütles, et kui me lähme nüüd tagasi Stockholmi, et lisagu üks päev sisse enam enne ära sõitu ja siis järgmine päev saab ka. Meil on ka tegelikult niimoodi ühe päeva ilmutamisega on. Tähendab üks erafirma, meil on ainuke erafirma, mis ma üldse Eestis tean, ongi see Alfa. Seal on lihtsalt Eesti mehed on, aga nad maksavad meeletult tulumaksu ja elavad nagu Miškas ja ikka ilmselt. Nad teenivad sellega ka, sest nad maksavad ka õudset tulumaksu. Niisuguse eraettevõtmise peale on meil ka hiledad maksudega. Aga meil polegi enam, hambaarstid on kõik välja sunud, erakellasse pealt panid kõik Iisraeli, juudid kõik. Eraettevõtjad ei pea kui ole. Mis jaoks peab hambaarst ole pidama oma kodus näiteks erapraksist, kui ta on polikliinikusega, võtab seal mõne oma tuttava vahele, saab selle käest niikuinii, eks ole, ja teeb vaikselt kodus mõnele seal niimoodi, ta teenib niikuinii, tal pole mõtet avalikku erapraksist pidada, see läheb tal liiga kulu. Ta võib neid tulumakseid maksma sellest, ei ole mõtet sellega javada. Sa suristad praegu ja mõõdad. Siis tuleb kogu aeg. Juhtu tunne, et sealt tuleb kogu aeg. Siis tuleb järgi, aga siis me peaksime natuke liikuma. Mina ma lükkan edes siis seda siin nii võtmaks. Mina ei ole elus viitsinud poseerida, ma ütlen, kui ma noorem olin, siis ma käisin ikka fotograafi juures iga, ma ei mäleta üldse, nüüd ma tegin ainult välispassi ja pilti ja see oli kogu pildi tegema, ma ei tee pilti endast. Lihtsalt slaididega teeme niimoodi. Juubel, minul oli juubel, ma sain 50 ja suvel. Ja siis oli mul juubelipilt, mul igasugused demonstreerimised roosidega ja juubel. Seda ma ei tunne ka. Siin on ka siis keegi ei pääse siit majast ära ilma raamatust ja kirjutamast. Mina alla. Kas see Virvi Aruoja on lähedal siin? Jaa, tegelikult ta on, või ta lähedal, 3 kilomeetrit on otse tee, aga autoga tuleb natukene ringi. See sõidab 10 minutiga. Aga palju uks on sündinud. Ah nii? Õppimise linn ja kuidagi sai ka ikka väga armsad. Sõja ajal me enne Tartus, siis kui Kivisild õhku lendas, siis ma isegi mürtsu kuulsin. Ja kui see kivi lendas seda, kaugel see lendas seda. Ja nüüd me paneme siin välja. Jah, ma ei tea. Praegu ta on hoopis teistele. Kahju selle silla oleks pidanud taastama, aga noh, sai siis arvati, et ei ole jõudu ja niisugune mootsuse haigus oli siis ka. Mis selle asemel nüüd on? Jalakäijate sild. Niisugune suure kaarega tavaline tehnitsist kõik ja. Noh, vaikus. Võtke kooki veel. Võtke võtma jah, mida ma muidu tegema. Midagi peaks justkui tegema. Mõtlen selle peale, kuidas ma ikka nakid alati tepsuste nina alla. Kuidas nad suudavad selle kohe hoobiks ära unustada. Ja sinna peale pead jutu teemat ka. Nojah, ma hakkan nüüd rääkima, nad unustavad lihtsalt jutu selline, unustab ära, kui sa hakkad teda vestlema, et see nüüd midagi sul seal käib. Kui sa ise tähelepanu pöörad, siis muidugi. Padjalased on, aga tähtsad. Noh, miks nad mõnes mõttes ju on, ühesõnaga selles mõttes, et ta ei pane seda tähelepanu seda välja võtta. Et ta
siis nagu ei tee sellest välja, et need aparaatid on harjunud sellega ja ise saab pärast kulata ja kõik, aga ühesõnaga, et ei teki seda krampi, et sa ei julge ennast enam liigutada. Samas, kui ta on nii aina seda tulemust nägema, nüüd on hirmutav eeskuju veel. Nagu smuult sõitis merre. Ahah. Jaa. See on ikka tore kuulda teiste inimeste ämbardusest, et ma ise sõidan vastu garaaži radiaatorit, see ei ole väga tore. Ma hakkan rääkima sellest, mil Smuul merre sõitis. Jah. Millal võib? Nii. Nii. Smuul sõitis oma kodutalust autoga Kuressaarde, ostis seal pudel viina ja hakkas tagasi sõitma oma kodusaarele. Aga Saaremaa ja Muhumaa vahel on suur pikk tamm ja Smuul sõitis kaldareelingutest läbi merre ja auto uks läks lahti ja ta siis pääsis kindlast uppumissurmast, tuli kaldale ja nägi, et kaldareelingu see toru olevat vingunud nagu viiulikeel, kus ta läbi sõitis ja uks olevat olnud kõõr nagu paragraaf. Ja tema oli käe tasku pistnud, esimene mure, paberossid on märjaks saanud selles meresupluses. Ja siis läks ta maanteetöötajate juurde, need oma putkas olevat viina võtnud ja kaarte mänginud. Ja tema oli siis püksid jalast ära võtnud ja pannud sinna selle ahju juurde, kuidas see on, raudahju juurde kuivama. Ja kui püksid olid ära kuivunud, siis oli laenanud jalgratta ja sõitnud teetööliste jalgrattaga oma koju. Ja siis kui olid võimumehed tulnud küsima, kuidas see avarii oli, sest et üle Saaremaa oli kuulujutt lahti läinud, et Smuul on surma saanud, ära uppunud merre. Ja siis oli Smuul rääkinudki, et algul sõitsin mina, aga kui ma Kuressaares ostsin selle pudeli, et siis tagasi teel juba juhtis autot tema. Ja tema tegi avarii, mitte mina. Nii, see oli siis see Juhan Smuuli avariilugu. Eesti kirjandus oleks ühest andekast autorist ilma jäänud, kui see tema auto uks ei oleks mitte lahti läinud ja kui ta ei oleks mitte välja saanud. Kui kaua tagasi leiutus? See oli kunagi pärast teist maailmasõda, siis oli Smuul üsnagi noor autor ja ta on enda kohta öelnud, et tal ei ole mingit tehnika närvi ega tehnika talenti, et tema käes isegi käärid minevad rikki. Paatüksel, nii kaua kui süda hakkas pupurdamas. Mida? Noh, kus ta nüüd läks kõige korraga? Noh? See koolid, see on algkool siin. Kaugel? Linnutänult 7 kilomeetrit umbes. Aga kuidas ta üldse kooliõpetaja kutset, see on ju praegu väga raske. Jah, on eksitus. Eksitus? Jah. Ennemalt ei olnud. Mul oli lapsepõlves oli unistus, et õpin kooliõpetaja. Aga praegu küll ei taha. Ja ma arvasin, et pidi olema teistmoodi, kui pärast välja kukkus. Aga eks see oleneb ka, kuidas lapsed ja kuidas nendega üldse kontakti või? Jah, aga terve praeguse aja mentaliteet on niisugune, et nendega on see raske. No nii ei ole mingi respekt ei kooli vastu, õpetajate vastu või vanemate vastu üldiselt mitte millegi kellegi vastu. Ja see suured klassid ja see teeb, et... Nägin ju Sarjarkoodi, mis seal käisid ju kooliklassid. Ma teinekord karjustan, pikada olid väljas, kui te ei taha. Ja oli kooliõpetajad, kes ütlesid, et nad ei saa hakkama. Kui vanad need olid siis? Need olid ja üle 10 igatahes. Aga mõned olid jälle nii toredad ja viisakad. Aga see oleneb, kui nendest just ulakad võtavad oma kätte selle juhtimise. See aitab, kui ainult on üks 3-4 tükki klassis või paar, kes nagu... Jah, kes lähevad teised jälle. Jah, domineerivad. Jah, ja nad tahavad... Meil on poisid on hullemad, poisid... Kas see on segakool või? Jaa, nüüd on kõik segakool. Ja nüüd on algkool, noh. Ah, soo. Ja osa poisse on, keda ei saa pudelissegi pista, tähendab, kes on
Nagu elav õbe on see, et kogu aeg ringi kargama ja kogu aeg vahet pidamata räägib ja hüppab ja pillub teisi kustutuskummid ja asjad. Aga kas Eesti koolis on natukene parem kord? Ma ei tea. Kord olevat vist parem. Aga... Ja siis see ka öeldakse, et me oleme eestlased, näitame. Ma ei tea, muidu ma olen kuulnud üks ja teist Eesti kooli kohta. Päevapildid. Kas aitab juba meil jutt õpeb otsa? Ja nüüd räägi kirjandust. Räägime kirjandusest. Räägi kirjandusest. Mis ma kirjandusest räägin? Sa tead, palju sa 5 raamatut kirjutanud või 6 või mitu? 6 raamatut kirjutanud, jah. 2 näidet, 3 näidet. Siis sa pead teadma palju kirjandusest. Kuule, ja mul on terve... Oleks ma nüüd niisugune mees olema, kes iga sõna laseb trükki, siis oleks mul mitu raamatut, aga ma olen nii pannud omale mälestuseks, et pärast lugeda. Vaata vahel tuleb, ma tean, sul on ka ju, et järsku tuleb kuskil maguis või kuskil üks hea mõte, eks ole. Märgid üles. Sa kirjutad üles või? Märgin üles ja vaata, need mõtted ongi, mõned, mis siginema hakkavad. Aga seda ma ei ole teinud. Aga unenäos mõtled, et ma olen unes teinekord targem kui ilmsi. Ma tead, mis olen, ma olen temale ütlnud. Tead, kui ma olin abielus vist 4 aastat või 5, ma nägin unes, et mind oli moonutatud eeslis. Eesli. Ja ma ütlesin, et iga naine, kes abielub, on eesel. Mitte neid ma ei mõtle, aga tal on oma lause rütm. Asja polki see oma stiili võlu, see kaoks ära. Ja, aga ei, no seal on minu meelest võib kärpida ja muuta kõige nii vähe kui võimalik. Ja sellepärast ma olen just kahtlus sõnavara võib-olla tullakse muuta. Kirjakeel olemas, kui ühtne olema. Teistel kultuur. Aga mis oli nii ja teisiti, kuidas me tahame. Kord nii, kord ettees, kord mitte. Meil on ju Germaani lause ehitus või tänakse praegu. Ja nagu öeldud, me alles öösel tulime metroolt ja seal oli üsna palju juttu ja igast asjast, aga ka näiteks eesti keelest, eesti keele arengust. Ja et meie noorteraamat, mis tuli Peasuu, seda luges Virve Raag, kes on filoloog, keeleteadlane Eestis õppinud ülikoolis ja olnud nüüd siin 4 või 5 aastat. Ja temal on õpetab praegu, aga just norme, kas teil on seda vana normide järgi käima, kas seal on muudatusi tulnud ka? Uus reegel on tulnud, aga muidu on uued reeglid kehtestatud, aga need on niisugused, et lubatakse nii ja teisiti nüüd. Mitmes küsimus. Õieti lubamisi on rohkem. Kui seda uut sõnaraamatut vaadata, seal on näiteks lubatud, meil oli takso. Raamatuid ja seal on ju palju niisuguseid tõesti vene tõlke laene ja kuigi noor Eesti on kirjanduse ajal, aga see noor Eesti, et Vilde on omamoodi just see vana Vilde, üks haruldane stilist. Ja mina olen Vilde Rootsi Akadeemia uudlista, niin kuin selle nimi on vaata. Niin palju kui minä olen vaadanud teadnud. Peale selle on mitmedki nooremat kriitikud kasutavad selliseid sõnu ja väljendeid, et need on otse lausa vastikud keelt. Nii otsitud ja kus öelda, et ma mõnikord ei taha lugeda mõne autori keelt. Ja aga selle vastu on seal kah juba nurinad palju. Halb on ajalehekeel, see on nii kuivaks ja ametlikuks läinud, et seda on kooli lugeda. Siis järjekorras kõige halvem on. Mõned niisugused, kui ta on Tallinna tähegi, ta oli ju vaba maailma tal on siis nagu Tallinnat mõned niisugused tol ajal moodused. Aksa, sa tuled võtad grupipildi kõik. Teadame lihtsalt. Kaasas metroos kõige muu kava juurde kuulus ju terve kultuuriarhiiv. Siis videos. See on tänapäeva moodne tehnika niimoodi televisiooni aparaadis. Keda ta seal näitab? Raimond Kolki näitab. Muu hulgas muidugi ka. Kõiki kultuurielu, mis on olnud. Seal oli ka just Välismaide Kirjandite Liidu asja koos. Liisa Tõus istud lava. Nii et
ega sina ju kogu aeg töötad ka, et asjad nagu ka jälgida. Ja, no kunagi võib-olla saame jälle selle paberi kätte sulle näidata televisiooni. Nüüd või hakkame päev.
Palve on inimeste südame kõne Jumalaga. Me kõneleme nendega, keda armastame sageli ja meeleldi. Kui me ei kõnele Jumalaga või palve on meile kauge ja võõras, siis on see tundemärgiks, et meil puudub õige ja õnnistusrikas vahekord Jumalaga. Sovi. Ometi kord sovi. Ei ole vist midagi muud, mida nii paljud inimesed ootavad nii väga kui suve. Vähemalt siin meie Laiuskraadil. Entsüklopeedia järgi on suvi aastaaeg, mis maa põhjapoolkeral algab siis, kui päike oma näival liikumisel saavutab suurima põhjapoolse nurkkauguse taeva ekvaatorist 21. juuni paiku. Ja lõpeb siis, kui päike taeva põhjapoolkeralt lõunapoolkerale siirdudes ületab taeva ekvaatori 23. septembri paiku. Päikesekiirte ja maapinna vaheline nurk on kevadsuvisel perioodil suurim, mistõttu suvi on soe aastaaeg, ehkki maa on siis päikesest kaugemal kui teistel aastaaegadel. Sellest teaduslikult keerulisest seletusest paistavad välja sõnad päike ja soe. Ja päike ühenduses soojuse ja valguse ja looduse õitsemisega loovadki meile selle mõnusa olukorra, mida ootame ja igatseme kõik ülejäänud aastaajad. Suvega seome ka enamasti oma puhkuse, oma vaba aja ja me kasutame seda kõigeks, mis meile meeldib. Me sõidame oma suvilasse või läheme purjetama oma luksuspurjekaga. Me teeme autoreise või matkame. Me päevitame, supleme, püüame kala või teeme mida tahes me soovime ja milleks meil on võimalus. Suvihari on suve haripunkt, kõrgpunkt. Siis on päike kõige kõrgemal, päev kõige pikem ja öö kõige lühem. Vanad eestlased, nagu paljud teisedki rahvad, pühitsesid suviharja. Neil ei olnud küll autosid ega luksuspurjekaid. Vastupidi, töö oli suvel põllul raskem ja pingutavam kui talvel. Aga ometi pühitsesid nad seda suve kõrgpunkti kui valguse ja päikese kõrgpunkti. Ristiusu tulekuga hakati pühitsema jaanipäeva, Risti ja Johannese päeva. Ja Eesti hilisem ajalugu on lisanud sinna veel ühe tähtpäeva, võidupüha. Meie oleme kogunenud siia suviharja peole. Ja miks? Milleks? Milleks olete just teie siia tulnud? Teie siin kõige esimeses reas või seal kõige kaugemal? Te vastaksite mulle kindlasti väga erinevalt. Üks ütleks, et on tore võrkpalli taguda. Teine, et on mõnus lõkke ääres istuda. Kolmas tooks ehk põhjuseks, et